Tšauka! Augusti keskpaik ja tasapisi hakkavad inimesed mõtlema selle peale, et suve jooksul veidikene lappama läinud trennirutiin, veidi lappama läinud võib-olla toitumisrutiinid ja muud asjad on hakanud kilosid viskama juurde. Ja inimesed tihtilugu hakkavad just sügisel hakkavad mõtlema, et kuidas ma see aasta nüüd, et mis trenni ma teen, kõike muud asja. Osadel on nagu tõsine mure kohe, et kuidas oma kaalust lahti saada, teistel võib-olla nii väga ei ole. Ja üldlevinud arvamus on ikkagi see, et selleks, et saada kaalust maha, tuleb trenni minna, hakata mitu kuud, ma ei tea, käia mitu kuud kuskil trennis, igasugused programmid, värgid, särgid. Ja siis läbi suure raske füüsilise koormuse, millega kaasneb suur vaimne koormus. Et see on nagu ainukene viis, kuidas siis saavutada oma selline soovitud kaal ja asi. Et me oleme siin tõestanud, et see asi on tegelikult täiesti müüt ja tegelikult ei ole üldsegi tarvis kulutada mitu kuud spordiklubide liikmelisusele kuluvat raha, ei ole vaja igasugust keemiat ja muud jama sisse ajada endale, mida pärast organism peab välja loputama selleks, et ennast inimesena tunda ja igast muud asjad. Et meil on sellise asja jaoks on täiesti toimiv, mõnes mõttes Euroopas on ta täiesti uudne lahendus. Et on selline toode, et sisuliselt ma ei tea, milleks iganes on sul vaja kaalu maha saada, aga sa ei pea ennast nagu selleks nagu hulluks treenima. Et võta kõigepealt kaal maha ja siis hakka tegema, mida iganes sa tahad. Et ma ei tea, mille pärast keegi tahab kaalust maha saada. Mõni tahab endale meeldida, mõni tahab teistele meeldida, mõni tahab võib-olla paremat tervist ja sellega kaasnevat asja. Mõni tahab võib-olla, mis iganes oma sotsiaalses grupis võib-olla partneri leidmisel nagu eelist saavutada, et oleks atraktiivsem. Ma ei tea, et kellele mis, eks ole. Aga kole tihti jääbki inimestel selle taha asi pidama, et nad ei saa kuidagi üle sellest suurest pingutusest, mida nõuab mitme kuune ja võib-olla isegi aastane dieet ja trenn ja igasugune muu kamma ja pluss veel suured kulud. Siis kuidas see täiesti lihtne lahendus on, mis me oleme tõestanud, et toimib? Kuidas see asi välja näeb? Et kõigepealt ma ütleks seda, et ma ise katsetasin selle asja ära veebruaris. Plaanitud oli 4 nädalaga võtta maha 6,5 kilo, 86 poole pealt 80 peale. Saavutasin selle 3 nädalaga täiesti pingevabalt ja saboteerisin veel kusjuures, sellepärast ma tahtsin testida, sest ma tegelen selle asjaga. Ja ma ei teinud kordagi trenni, ma ei kaalunud mitte ühtegi toitu, mitte grammigi ma ei kaalunud silma järgi. Mul oli mõõdutaldrik, spetsialist selgitas mulle, milline on taldrik, mille järgi ma siis peaksin nagu tõelise mehena sööma, ilma et ma kaalun. Ja probleemi polnud, et 6,5 kilo läks 3 nädalaga ja märtsi lõpuks ilma toodet juurde tarbimata läks veel lisaks niimoodi, et 8,5–9 kilo niimoodi kadus ja praegu on augusti keskpaik, 12 august ja 80 on saanud ja on püsima jäänud 77-78 siukene kopikatega. Et täiesti toimib, pluss veel oli see, et kui ma vahepeal reklaamisin, et meil oli siukene äge kampaania, kus sai 5 sotti võita ja seal veel raha. Et selle kampaania käigus tehti siis ka uuring keskmise kaalulangetuse kohta, see oli ainult Euroopa turule ja selle uuringu käigus siis või selle kampaania käigus keskmised numbrid olid sellised Euroopa turul. Et mehed keskeltläbi kaotasid 6,7 kilo, naised keskeltläbi 5,4 kilo, vöö ümbermõõt või siis puusa ümbermõõt, ma täpselt ei mäleta. Meestel 25,8 sentimeetrit, naistel 28,3 sentimeetrit oli siuke keskmine kaotus. Kui sinna veel lisada see, et kas inimesed mõõdavad rasvaprotsenti või ei mõõda, siis tegelikult numbrid on jumalast ägedad.
et me oleme selle tõestanud ära Eestis, me oleme tõestanud ära selle Euroopas, et tegelikult on olemas viis, on olemas vahend selleks, et sa ei pea ennast sodiks treenima, sa ei pea ennast nälgima, mitte midagi sa ei pea. Lihtsalt, mis sul on tarvis teha, on see, et kuuri jooksul, mis on siis 28 päeva, on ütleme siis ühe komplekti toote üks kuur. Selle jooksul või siis oleneb, kui sa tahad juba rohkem kaalust saada, noh, mis iganes. Ütleme selle toote tarbimise jooksul, kui sa kaalu langetad, siis sa ei tarbi teatud toiduaineid ja sa tarbid teatud kaloraaži, mida mina tegin silma järgi, mitte ma ei teinud mingi grammi ja täpselt kalori järgi. Ja jood normaalselt vett ja põhimõtteliselt natukene harid ennast ja saad kupli alla, et mis see tähendab, et kuidas kaal püsima jääb, mis teha oleks hea või tervislik ja nii edasi. Et midagi kosmost ei ole, et sisuliselt see kaalulangetustoode, millest ma praegu räägin, mis me oleme katsetanud, mis toimib, ta vähendab suhkrut poolt nagu võõrutusnähtusid, ehk siis kui sa oled harjunud palju süsivesikuid sööma, siis sul tekib võõrutus nendest, siis sul on mingi karjuv magusa nälg, mis iganes on ju väga kõvasti leevendab seda. See toode kontrollib sul söögiisu, sul ei tule mingit hullu söögiisu ja nälga. Ta tasakaalustab hormoonsüsteemi ehk et hormoonid juhivad nii ainevahetust, igast muid asju. Ja see toode ilusti reguleerib need hormoonid paika, kaal hakkab kukkuma ja toetab seedimist. Tarvis ei ole tegelikult mitte mingit toidukorra asendajaid. Ma vahemärkusena ütlen, ma olen ka teinud paar aastat tagasi ühe kaalulangetusprogrammi niimoodi, et ma hakkasin toidukorra asendajat tarbima iga hommikusöögiks. Ma sain päris ruttu, mingi poole aasta või paari kuuga sain ka mingi 6 kilo maha. See kaal püsis, aga see püsis ainult nii kaua, kui ma olin selle toidukorra asendaja peal. Ehk siis ma tarbisin seda. Nüüd, kui ma seda enam ei saanud, seda asendajat, siis ma ajapikku sõin endale selle kaalu tagasi. Ehk siis kogu jama oli ikkagi mul siin. Et vahet ei ole, kui tihti sa langetad, siis sa lõpuks, kui sa siit ära ei säti seda asja, siis sa jäädki maksma neid stardirahasid, proovirahasid, koolirahasid. Sa jääd endal garderoobi uuendama küll paksu riiete jaoks, küll peenikese riiete jaoks, muudku uuendad kogu aeg. Nii. Miks see asi on eriline väga, see millest ma räägin, on see, et ja kuidas see asi nii kähku mõjub, on see, et see toode jaguneb päevaseks osaks ja ööseks osaks. Ehk et 24 tundi, 7 päeva nädalas, see toode kogu aeg põletab su rasva. Aga sa pead andma talle selle võimaluse, et ta saaks selle teha. See kõik selle juhtnöörid sa saad, kui sa otsustad sellega tegelema hakata. Ja mis on ilgelt äge, on see, et ta on täiesti puhast, on täiesti looduslik, ta ei hävita sul tervist, ta toetab su tervist. Ja nii ongi. Et kui see sulle äge tundub, siis ongi praegu küsimus selles, et miks praegust just täna või nüüd lähiajal on sellega väga mõistlik alustada ja just sellepärast, et meil on jälle algamas sükene üle-euroopaline kampaania, mille nimi on DNA 24, Day and Night Advantage 24, ehk siis päeva ja öö eelis 24. Nii, ja selle raames on niimoodi, et kui sa näiteks kui sa tahad kaalu langetada, kui sa tahad seda saada soodsamalt või kui sa tahad seda lausa tasuta saada, siis piltlikult on see, et kui sa nüüd mõtled enda tutvusringkonna peale, mitu inimest sa tead, et seal on, et kes on rääkinud, et nad tahaks ka kaalu langetada, et neil on ka kaaluprobleem, et mis iganes nad tahavad või mille pärast, siis kui sa leiad 2 inimest, kes tahavad koos sinuga kaalu langetada, siis sul sisuliselt on võimalik enda toodet tasuta saada. Ja nii lihtne see ongi. Et see on väga limiteeritud ajal, ehk siis see on see mõte, mille pärast oleks mõistlik nagu veits kiiremini kui tavapäraselt reageerida sellele videole. Ja teine asi, mis on minu personaalsest seisukohast lähtuvalt, miks oleks mõistlik ruttu teha,
on see, et suvi on väga mugav aeg endale installida näiteks mingisuguse tervisespordi harjumust sisse. Et praegu ei saa mingisugust jama ja mingit lörtsi ja rahet ja jalad ei saa märjaks, kui sa jooksed ja pole rõve, mingit pori ja lampe ja asju. Et looduses käia on tasuta, praegu on ilus ilm ja nüüd näiteks, kui sa hakkad nüüd pihta näiteks selle kaalulangetuse programmiga, siis sul on motivatsioon seda nagu toetada. Ja nüüd sa näiteks hakkad iga hommiku kas või jalutamas käima, midagi sellist. Nüüd sa saad ilusa ilmaga viia sisse endale vajalikud harjumused selleks, et nüüd kui sitad ilmad tulevad, vabandust väljenduse eest, aga kui halvad ilmad tulevad, et siis sa oled juba installinud endale vajaliku harjumuse selleks, et sa suudaksid paremini seda kaalu hoida. Ja see on üks asi, mille pärast tasub kiirustada. Teine asi, miks on äge aeg praegu on see, et kuna teised inimesed hakkavad alles septembris, oktoobris mõtlema selle peale, kuidas nüüd kaalu langetada, kuidas ma lähen trenni, ma hakkan kõik tegema asjad, siis selleks ajaks, kui nemad alles hakkavad sellega tegelema, sinul on juba kaal maas ja sina naudid sporti täiel rinnal, samal ajal kui nemad higistavad, veri, valu, pisarad ja muud asjad. Sinul on juba asi korras, sina saad nautida seda sporti ja kõike. Sul ei ole nagu kohustus sportida, sul on juba läinud see kaal, sul ei ole seda kaalu enam. Et siis need inimesed, kes näiteks on partneri otsingul, ma tean, et mõned inimesed käivad näiteks kuskil spordiklubides sellepärast, et äkki siis ta jääb kellegile silma sinna-tänna. Aga mõtle, kui sa nüüd näiteks lähed kõik samasuguse ootusega inimesed lähevad nüüd kuhugile spordiklubisse, loodavad kellegile silma jääda. Nii, nüüd, kui sinul on ka see plaan ja sina oled juba ennast viinud atraktiivsemasse konditsiooni, ütleme nii, siis automaatselt liigikaaslaste ees on sul juba eelis, sul on konkurentsieelis juba olemas. Et jälle boonus, siis näiteks üks asi veel, miks tasuks rääkida sellest just oma sõpradele peale selle, et sa võid seda tasuta saada, on see, et kui sa nüüd viid omale selle muudatuse sisse, kui sina oled suutnud oma ellu viia muudatuse, mis tagab sulle parema tervise ja muud asjad, siis näiteks töökaaslased, koolikaaslased, kes iganes, nende harjumused on veel vanad. Ja väga lihtne on kamba vaimuga hakata uuesti nende harjumustega kaasa minema, mis tõttu sa saboteerid oma juba saavutatud, oma väga kergelt saavutatud tulemust, et easy come, easy go, kergelt tulnud, kergelt läinud, on ju. Aga selleks, et nüüd seekord seda juhtuks, ongi see, et kutsu mõni sõber punti ja siis teil on vähemalt kellegiga arutada ja sul on alati, kui keegi ütleb, et oi, miks sa kooki ei võta, miks sa seda ja teist asja kolmandat ei tee, siis te olete juba kahekesi, siis te olete juba kolmekesi. Ja näiteks sõprusringkonnas on, ma just eile pakkusin ühele sõbrale seda värki ja ta arvas, et oi, jumalast lahe, teeme kambaka meestega. Et miks mitte teha endale kevade puhul või sügise puhul teha endale siukene ühine eesmärk, võib-olla mis lõpeb toreda peoga, kus kõigil on uued riided, sinna-tänna, on ju, ja lahe ju. Et miks mitte koos võtta sõpradega midagi sellist, mis pikas perspektiivis ka väga on tervisele väga hea. Ja näiteks ütleme, kui sa oled ettevõtja, kui sul on töötajad, siis tihtilugu on probleem sellega, et inimesed on vähe produktiivsed, mis iganes, sa pead nendel kuidagi motiveerima nii. Aga näiteks, kui sa nüüd näitad neile eeskuju, kui sa võtad oma kaalu juba maha, nüüd sa näitad neile võimalust, et näed, vaata, meil on selline asi, äkki sind huvitab sinna-tänna. Nii, nüüd sa tekitad sellesse oma töökeskkonda, sa tekitad rohkem positiivset energiat, sisekliima paraneb, inimeste produktiivsus paraneb, kuna vähema kaaluga on neil rohkem energiat, nad on positiivsemad, nende peres, kodus on asjad paremini tänu sellele kõik suure tõenäosusega ja päris kindlasti. Ja neil on rohkem energiat, nad ei ole nii väsinud kogu aeg. Ja nad on sul produktiivsemad ja nad tekitavad sulle palju ägedama käibe, ettevõttel läheb paremini, mis tõttu võib-olla mõned töötajad saavad preemiaks siis näiteks mida iganes, on ju. Et kui sul on praegu siukene tunne juba, et okei, et kaua ma siin lobisin, et tegelikult on jumalast äge, ma tahaks kohe alustada, siis ongi see, et alusta sellega, et sa istud nüüd maha, mõtled selle peale, et mitut inimest sa tunned, kes võiks tahta ka kaalu langetada. Ja siis sa võtad nendega ühendust, et ütlesid, tšau,
kuuled, et sihuke plaan, mul on nüüd lahendus meie probleemile või sinu probleemile. Noh, inimestele ei meeldi, kui sa tegelikult nende suunad info sellele, et tal on probleem, isegi kui ta seda ise ütles sulle. Siis võib-olla olekski tark öelda ikkagi, et kuule, tšau, ma leidsin meie probleemile lahenduse. Ja tegelikult see ongi lahendus, et kui mõelda selle peale, et kui palju aega, valu, vaeva, pisaraid, kui palju raha te kokku hoiate sellega lihtsalt, et te ei tapa ennast mitu kuud, pool aastat või terve aasta millegi nimel, millel võib-olla ei olegi tulemust lähtuvalt teist endast, siis kuuga keskelt läbi meestel 6,7, naistel 5,4, korrutame selle 2-3 kuuga 15-20 kilo, aga tegelikult ei ole mitte mingi probleem ja davai. Et variant on selline olemas, kuidas lihtsalt saada oma asi, kas kasutate, ei kasuta, info on edastatud, kõike paremat.